Tere, Ranno Paukson. Räägime kohe sinu kõige uuemast ettevõtmisest, mis on Rebase koduköök. Aga hakkame veidi varasema ajaga pihta, ehk sa olid restorani Öö osanik ja üks peakokkadest. Öö on legendaarne restoran selle poolest, et elas edukalt üle eelmise majanduskriisi ja jäi Eesti paremate restoranide hulka püsima. Kuidas sina Öösse sattusid üldse? See on väga hea küsimus. See on päris pikk lugu, et kuna me Martiniga ju olime Pädastest tulnud ja peale seda Pädaste neid ringe oligi nagu mõte, et järgmine selline restorani projekt või järgmine selline restoran, siis mida teha, võiksime teha ise ja võiksime teha koos. Ja niimoodi, mis seal salata, me käisime päris palju projekte ja päris palju kohti läbi ja otsisime nagu seda kõige õigemat kohta, mis nagu kõnetaks ja mis oleks piisavalt väljakutsuv ja äge. Ja siis kuidagi niimoodi, ma ei tea, mis otsapidi, kuidagi me jõudsime sinna Sparkling Grupi juurde. Ja nemad tegid meile pakkumise, meile kohe sobis, kohe kõik meeldis ja ütlesime kohe samal kohtumisel, ütlesime oma jah-sõna ära. See oli päris pikk aeg, mitu aastat sa kokku olid Öös? Mina olin nüüd siis möödunud aasta algusega, see oligi täpselt aasta tagasi, kui ma sealt lahkusin, et selleks hetkeks oli 5 aastat siis täis saanud meil. Ja Öö oli ja on edasi tipus, sina võtsid ette hoopis peaaegu et risti vastupidise asja ehk Rebase projekti number 1. Kuidas sa selle tulemuseni jõudsid, et nüüd niisuguse asja ette võtsid? Kuna sel hetkel, siis kui see 5 aastat oli nagu täis saanud ja kuidagi minu jaoks nagu tundus, et kõik eesmärgid, mis ma olin vähemalt enda jaoks seadnud, olid siis rohkemal või vähemal määral täidetud. Nii-öelda kõik väljakutsed ja kõik olid nagu kuidagi tehtud ja jäi siuke tunne, et tahaks midagi veel, tahaks midagi nagu luua, midagi ise teha. Ja mis erineks siis totaalselt sellest, mis ma nagu seni teinud olin, et eks ta natuke enda otsimine või selline enese otsimine või enese leidmine siis nagu oli, et siis ma mõtlen, et proovime siis, et kuna viimased 10 aastat oli nagu sellist fine diningut ja sellise kõrgklassi restoranide nagu toitu tehtud ja mõtlesin, et prooviks midagi muud ka, et teeks midagi totaalselt teistmoodi. Kuidas see totaalselt teistmoodi oli, et tegelikult oligi tegemist nagu restorani maailma 2 erineva äärmusega, et üks on fine dining ja teine on kaval rebane ehk kiirtoit Balti jaama turul. Mis erinevused sinu jaoks nende 2 projekti vahel on? No, selles mõttes, et erinevused on ikka nagu tohutud meeletud. Et neid 2 asja omavahel võrrelda väga palju ei saagi. Et ainult võib-olla nii palju, et vähemalt enda arvates ma tegin Rebases siis nagu süüa, tegin ikka väga heal tasemel ja hästi ja eks ma loomulikult kasutasin ikka samamoodi neid kõige paremaid tehnikaid ja kõige paremat toorainet ja et asjal oleks ikkagi nagu kumaks läbi selline hea maitse ja hea stiil ja selline hea tunnetus. Et ma ise nagu ei nimetagi seda päris nagu kiirtoiduks, aga eks ta seal kuskil kiirtoidu ja sellise tänavatoidu ja sellise comfort foodi vahepeal kuskil ta on. Ja ma ise julgeks küll arvata, et see ettevõtmine täitsa õnnestus päris hästi kuni siiani. Nii kaua, kuni uksed kinni läksid. Ja siis sa sattusid koju ja hakkasid nuputama, mida teha ja nuputasid välja Rebase koduköögi. Räägi, mis on Rebase koduköök, mida ta teeb ja kui paljudele inimestele? Jah, kuna seda Rebase koduköök on nüüd nii vähe tehtud veel, aga see, kuidas see nagu sai, see tuli praktiliselt üle öö ja mõtlen, ajajärk on veel nii, et me ei ole sellest ideest lahenduseni ei ole isegi veel nädalat aega täis. Et see oli nüüd möödunud laupäeval, kui ma ühe naabrimehega siin hoovi peal arutasin ja rääkisime sellest maailma olukorrast ja siis käis läbi nagu see teema, et see toitlustussektor on saanud nagu väga-väga ränga löögi, mitte ainult toitlustus, vaid absoluutselt kõik inimesed. Ja et see toitlustus ja üldse väga paljud ettevõtted, et nendele tõenäoliselt on see väga-väga pikk ja väga raske
periood ees, et sellest üldse välja tulla ja püsima jääda. Ja siis viskasin moka otsast niimoodi naljaga pooleks, et võib-olla peaks hakkama tõesti kodust hoopis tegema lihtsaid selliseid lõunatoite ja vähemalt hoia vinge sees. Naabrimees ütles, et kuule, et see on ju väga hea mõte, et sa leiaksid siit samast majast omale kohe päris mitmeid kliente kindlasti. Ja nüüd sa niimoodi teedki, ehk teed siis igal tööpäeval lõunasöögi, mis koosneb 2 toast, nagu ma aru saan, ja teed seda kui mitmele inimesele? Me seadsimegi omale eesmärgiks esimesel nädalal leida iga päev omale 10 klienti või siis, et saaksime 10 portsu toitu näiteks teha. Ja esimesel päeval täitsime kohe eesmärgi, teisel päeval juba vaatasime, et broneeringuid või ütleme siis tellimusi tuli juba nii palju peale, et kahekordistasime oma selle esimese nädala pandud plaani siis kohe teisel päeval ja homseks päevaks ehk siis reedeks oleme selle esialgse plaani juba täitnud 3-kordselt. Ja veel teise nädala eesmärk oli siis iga päev 20 portsu ja siis 3. nädalal mõtlesime, et kui kõik õnnestub ja inimestele meeldib, et siis lähme juba 30 portsu peale. Tundub, et see 30 on juba täitsa nagu järgmise nädala teema, et oleme asjadega ees. Ja tellimine käib niimoodi, et võib tellida 1 lõuna ja võib tellida kogu nädala? Ja, nädala paketi tegime veidi soodsamaks, et endal ka võib-olla mugavam niimoodi arvestada, et sa tead juba nädal ette, et kui palju sul potentsiaalselt klienti on, vastavalt selle mugavam ja parem arvestada tooraine ja kogu selle logistikaga ka. Praegult on hinnad niisugused, et kui tellida sinult 1-kordne lõuna, siis on vist 5 eurot ja kui on terve nädal ehk siis 5 sööki, siis on 20 eurot kokku. Tean ma õigesti? 4 eurot on siis nagu 1 päeva toidukord, jah. Milline on selline koduköögi võimaluste piir, et 30-ni jõudsid hästi kiiresti, tõenäoliselt see number kasvab veel? Kes sult süüa soovivad? Ja, tahaks loota, et see kasvab veel, et me tegime, ikkagi kalkuleerisime seda asja ka pisut ja vaatasime, et mis see nagu reaalne üldse oleks, et mis peaks olema see miinimumkogus üldse, et oleks üldse pointi teha. Ja ütleme, et sellise 10 portsu päevas peaks enam-vähem tulema 0, üle selle juba, siis hakkab juba midagi nagu kättega tulema. Et praegu tundub selline 20-30 portsu päevas teha, et siis on nagu turvaline ja tundub, et sellega hetkel elab ära. Kes need tellijad on? Te annate küll toidu kontaktivabalt üle, aga nad tellivad teie käest interneti kaudu, et selle tõttu sa enam-vähem omad ettekujutust, kes nad on ja kus nad asuvad? Kuigi palju jah, et ma ei saaks öelda, et kõik inimesed on mul sõbrad ja tuttavad. Palju neist muidugi on ja väga suur hulk on tõepoolest oma majast. Meil on siin 30 korterit nagu siin erinevate majade peal, aga siin on väga selline aktiivne selline kogukond ja omal ka selline Facebooki grupp, siis, kus ühistusiseselt siis jagatakse infot ja mis iganes materjali ja panin ka sinna üles oma reklaami ja leidsin päris mitmeid kliente kohe päris kiiresti. Ja tundub, et praegu liigub sõna nagu inimestelt inimestele ka ikkagi, et eile näiteks kirjutati mulle, et sooviti järgmiseks nädalaks juba tellida toite, kuigi mul ei ole veel isegi menüüd väljas ja siis ka suunasin nad, et kirjutage meile sinna Facebooki kodulehele, et sealt me võtame siis enamus broneeringuid läbi selle, et siis on kõik ühes kohas ja on nagu mugavam seda majandada. Ja nad ütlesid, et meil ei ole isegi Facebooki, et me ei tea sellest midagi. Et olid kuskilt juba kuulnud, et mis oli täitsa müstika ja väga positiivselt üllatav. Ja järgmiseks nädalaks, mis seal salata, on juba päris mitmeid nädala tellimusi, et tundub, et on äge. Kuidas sa toiduained hangid oma pakkumiste tegemiseks? Toiduainetega lahendasin väga lihtsalt, et kuna mul on ettevõtete juurest on eelnevad koostööpartnerid, kes ju samamoodi paljude restoranide sulgemisega on hädas ja on raskustes, et kliente on vähe, tööd on vähe ja võtsin nendega ühendust, küsisin, et kas on võimalik nendega koostööd sellisel viisil jätkata, et kas nad saavad mulle niimoodi koju tuua
ja niimoodi arveldada ja nad olid nõus, pakkusid mulle samu hinnakirju ja koostöö jätkub selles mõttes. Selleks, et sinu juurest tellida, peab järgi tulema ise toidule, mis sinu aadress Tallinnas on? Me asume Tallinnas Kalamajas, aadressiks on siis Kopli 76A. Eelnevalt siis lepime kokku, kuidas see üleandmine ja niimoodi käib, aga jah, muidu see tavaline vorm on see, et tellitakse toit vastavalt kellaajaks. Mina teen nad valmis, pakendan ilusti kotti, suletud karpidesse kõik nii õhu ja soojakindlalt kui võimalik ja siis viin välja väravotsa. Et kuna meil on siin selline hoov ja jalgvärav ja sellised, väraval on sellised postid, kuhu otsa on hea riputada, et ei pea kotti kuskile põrandale panema või mingit eraldi lauda või midagi tegema. Et siis see nagu soosis seda ka ühtlasi. Et ongi, viin väravotsa, inimene tuleb ise järgi, võtab kaasa, kontakti ei ole. Isegi kui on, et kui nüüd on mõned kliendid, kes on soovinud sularahas näiteks tasuda, siis ka selle lahendasin ära, et kuidas seda nii-öelda peaaegu kontaktivabalt teha. Et loomulikult kasutan kogu aeg kummikindet, kui ma käin viin ja vastu võtan midagi ja põhimõtteliselt võtsin lihtsalt kilekoti kätte, hoian siis nii-öelda kilekoti ees ja pannakse raha sisse ja selle sularaha ma pärast pesen lihtsalt sebi ja veega ära ja panen kuivama pesuresti peale, nii et. Selge. Ja rahapesukontor sõna otseses mõttes. Kuidas see, kes sinult toitu tellida tahab, teada saab, mida sul nädala jooksul plaanis valmistada on? Me panime praegu endale sellise vormi, et me igal neljapäeval, näiteks siis kolmapäeval või neljapäeval avaldame juba järgmise nädala menüü. Seal on siis põhitoit kirjas, magusamps kirjas, aga me jätame endale natukene seda vabadust, et juhul kui midagi ei klapi või midagi tahame jooksvalt muuta, siis me jätame endale selle vabaduse ka väikseid muudatusi teha. Aga üldiselt igal neljapäeval tasub jälgida meie Facebooki ja Instagrami kontot ka, et siis tulevad uued menüüd välja. Mis on koduköögi võimekuse piir? Sa ütlesid, et 30 on selline hea ja optimaalne ja sellel on ka väikene äratasuvuse moment juures. Kui homme potsatab veel täiendavalt 20 soovi postkasti, mis siis juhtub? Selle ma pean pisut läbi mõtlema, et mis on salata. Mul on juba selle esimese nädala jooksul on mõningad momente juhtunud, kus sa saad aru, et koduköök ikkagi erineb profiköögist samuti totaalselt. Et koduköögi võimekus ja need võimalused on ikkagi hästi piiratud. Kas või juba see, et minul siin korteris juhuslikult on 2 külmkappi. Juhuslikult. Aga kujutan ette, et paljudel on ikkagi üks. Ja nende kodukülmkappide mahutavused ja kõik on ju üsnagi piiratud. Et selliseid väga suuri ladustamisvõimalusi ei ole ja nii. Ja mis on salata, ma võtsin kavalast rebasest võtsin ka natukene potte ja ühe pliidi võtsin veel juurde ja isegi võtsime kasutusele veel sündimata pereliikme ühe atribuudi, mis on siis mähkimislaud, millest sai väike selline laopind või ütleme riiul siis, kus me hoiustame hetkel oma tööriistu ja karpe ja asju. Nii, aga kui sinul on sellise toimiva peakokana see võimalus, et sa saad oma mitte toimivast töökohast tuua vajadusel asju juurde. Kui seda võimalust ei ole, mis su tunnetus on, mitu portsjonit oleks võimalik teha sellises ilma lisavarustuseta koduköögis? Mulle tundub praegu, et selline 20 portsu sõltuvad muidugi toidust ka, et mis tüüpi toit on, et kui palju erinevaid komponente selle toidu juures siis on. Et tänase puhul näiteks täna oli mul selline toit nagu tatrapuder, päiksekujutatud tomatitega, kapparitega ja idudega. Et siin sellega oli lihtne, et kõik asjad olid juba ühes pajas nii-öelda ja sai ühte karpi tõsta ja magus toit oli siis teises karbis kõrval. Et sellega on lihtne, sulle teed suure poti täie, nad karpi ja kotti ja saadad välja. Aga ütleme, kui on juba mingi praad, kus on seal näiteks mingi lisand ja mingi põhi, kalaviliha ja siis veel mingi kaste, et siis on juba detaile rohkem, see eeldab ka rohkem vahendeid, potte, panne, soojas hoidmise võimalust ja kõik sellised nüansid, et
et ütleme, et kellel see nagu know-how on olemas, kes on kunagi nagu restoranis töötanud ja sellist asja teinud, et noh, ma arvan, nendel inimestel tuleb see nagu lihtsalt ja nemad suudavad selle igal juhul välja mõelda, et kuidas seda siis teha. Ja seal saavad kindlasti tasub ju ka suhelda siis sel puhul nende restoranidega, kes sel hetkel praegu näiteks toimida ei saa, et äkki on nemad valmis ja nõus näiteks laenama mingid seadmeid või asju, et noh, ma isegi siin plaanin otsida veel paar seadet endale juurde, noh, näiteks riiulit oleks veel vaja siia ja ühte abilauda ja ühte suuremat potti veel ja et noh, praegu restoranid hetkel väga paljud töötada ei saa paraku, aga mida nad saavad teha on siis võib-olla tõesti aidata neid, kes sooviksid sellist koduköögiprojekti ise proovida ja katsetada ja et ma usun, et selline tavalises koduköögis selline kuni 20 portsu mingit toitu või suppi teha ei ole mingi küsimus. 30+ ja sealt edasi juba, noh, see on juba täitsa arvestatav nagu restorani kogus ja siis juba peab hakkama mõtlema, et kuidas see nagu väikses sellises köögis on võimalik ära teha. Aga hakkama saamise seisukohalt, kas julgustad restorani kokka, kes on ilma tööta ja elab näiteks Õismäe paneelmajas, et praktiliselt tema maja elanikud ja lähim ümbrus saab talle olla elatusallikaks selle raske aja jooksul? Absoluutselt, et mul oli ju endal ka see, et ma ei kujutanud ette, kas selline asi võiks toimida. Et noh, loomulikult mingid eeldused peaksid olemas olema, et noh, kas või näiteks see, et minul on täna suurepärane eelis on, eks ole, see, et on selline värav, kuhu otsa riputada ja kuhu panna, et aga noh, kindlasti on neid võimalusi ja variante ju veel, et saab ju noh, eraldi kokku leppida kõik need üleandmised ja asjad ja noh, seal on väike nüanss, et sa võid ju kokku leppida mingi teatud kellaaja, lähed, seisad ukse peal, ootad, et kus klient on, aga võib-olla klient jõuab alles 15 minuti pärast. Et noh, samal ajal, eks ole, sul võib-olla pott on tulel ja on vaja, eks ole, ikkagi köögis ka toimetada, et minul on muidugi see suur eelis ka veel, et mul on naine, abikaasa on, eks ole, kõrval, kes aitab ja teeb, küpsetab ja igal sammul on nagu on ikkagi juures ja noh, põhiliselt tegeleb ka planeeringute vastuvõtmisega ja ka arvete ja raha lugemisega siis ütleme nii, et hoiab nagu numbritel ka silma peal. Ja ka oma lapse rakendasime, joonistab kottide peale pildikesi ja nimed ja et kõik on rakendatud, et abikäsi on meil õnneks piisavalt, et jõuab ja saab teha. Aga selles mõttes, ma julgustan tõesti kõike, et noh, mis iganes täna toimib ja kuidas kellegil nagu võimalused on, et proovige ära, kaotada ei ole tõesti väga midagi, et mida lihtsamalt ja soodsamalt ja lähedamalt see asi nagu lahendada, et seda kehtimalt ma arvan, see välja tuleb ka. Aitäh, Ranno, kogemuse jagamise eest ja loodame, et tuldvõtjaid jätkub. Mõne aja pärast vast räägime, millised on uued kogemused. Absoluutselt. Ma tahaks veel võib-olla visata üles, et kui kellegil on huvi ja soov ja sooviks võib-olla natukene infot küsida, et siis meie poole võib vabalt pöörduda. Et me hea meelega jagaksime oma kogemust, et iga päev ise õpime samamoodi, aga me juba selle käigus oleme näinud hästi palju selliseid nüansse ja asju ja noh, mis seal saavad, et see professionaalne pool ikkagi ka toetab seda kõvasti, et see ligi 20 aastat köögis veedetud aega, et läbi selle pealt on nagu hea nagu teha seda, et mingi kogemus ikkagi on ja näitab, et kuidas mingites momentides ja mingites hetkedes nagu toime tulla, et jah, võtke meiega ühendust ja me aitame teisi ka hea meelega. Aitäh ja edu sulle! Suur aitäh!